Sest TTÜ mängijad on noored ja mis ongi parem vastus nende enda rohuga. Sander Viilu. Järvelainen 3 punkti vise ja 3 punkti. Siis Kiu Rakendarg eksis. Reinar Hallik tagasi hüppega. Reinar Halliku vise on. Seškus otsustas, mõtles korra visata, aga ei, selline kahe vahel. Aga Vujovits kiirelt üle, viga 2 punkti. Mihkel Kirves. Ja Kirves näeb korvi all, et Kubal on seal Vujovitsi poolt vabaksunud. Ander Saare uuesti palliga ja 14 sekundit aega. Raadik Kirvese vastu 1-1. Mis võiksid olla need sellised nõuanded? Ma ausalt öeldes ei oska Rait käbi nii all ja Kubal ikkagi 12 senti peale ja et selgelt, et eemalt peab TTÜ oma mängu arendama ja praegu siin Radiku tsoonist kaugemal, et võiks öelda, et kõik siin punasärgid on täna sellest mehest kiiremad, aga kiire on ka Mihkel Kirves. Ja sööd välja Viilukile uuesti tagasi, Järvelainen 1-1, korvi alla Radikule ja Radik paneb ülevalt 2 käega, see mis enne tegema. Sest 13 ja 13-8 punkti, kui Kubal on üleval. Neljas veerandaeg saab olema väga põnev. No absoluutselt ei pea ilmselt ühelegi spordiga tuttavale inimesele üle seletama, kui tähtis näpu kõige viimase otsakese sai vahele, et muidu oleksid 2 punkti Pärnul tulnud. Ja kui hästi teeb Seškus! No jällegi üks nendest rünnakutest, kus kõik punasärgid olid sealt 3 sekundi alast välja, kui demonstreerib jõudu. Siis pärnakate liikumine. Ja Mihkel Kirves ongi korvi all vaba ja Järvelaines ja Vujovits tema asemel platsil siin viimaseks otsustavaks minutiks. Sutt paneb keskpositsiooni viske ja sünnipäevalaps lõpuks.